Daamid ja härrad, teie ees Allan Sims. Nii, tere pärastlõunat. Eelmise aasta SMI andmed on kõik kogutud, andmed on töödeldud, tabelid on kõik koos, need on umbes, neid numbreid siin kokku on 2900 umbes, ma ei hakka neid kõiki ridamisi ette lugema. Aga niisama siis tutvustan seda neid SMI need üldnumbreid ja kõigepealt, kes ei tea, mis asi on SMI, see on statistiline metsainventuur ja see loodi eesmärgiga saada ülevaadet Eesti metsade ressursist. Et kuigi meil olid need hunnik takseerkirjeldusi olemas, ei katnud see siiski kogu Eestit ja seetõttu selline sõltumatu iga-aastane uuring oli siiski vajalik. Ja see algas siis 99. aastal, igal aastal seal alustati 4000 proovitükiga aastas ja nüüd viimastel aastatel siin on 5500 nii läinud. Lihtsalt riikliku või rahvusvahelise aruandluse jaoks on vaja ka natukene täpsemaid tulemusi. Ja üks SMI tsükkel on 5 aastat, et igal aastal mõõdetakse siis alalistest proovitükkidest 20% ja siis iga 5 aasta tagant mõõdetakse need uuesti ja sellest tulenevalt on siis see 5-aastane tsükkel. Ja hetkel on siis käsil meil see 4. tsükkel nende SMI andmetega. Muidugi, kui te näete mingites varasemates aastaraamatutes mingeid numbreid ja neid ei lähe praeguste numbritega enam kokku, siis väga lihtsal põhjusel, et 2 aastat tagasi Maa-amet arvutas ringi täpsematel andmetel ka Eesti pindala ja sellest tulenevalt, et mitte Eesti pindala ei olnud varasemalt väiksem, vaid lihtsalt praegu metoodika on täpsem ja sellest tulenevalt on ka varasemad arvutused tehtud ringi. Ja üldpõhimõte on see, et üle-eestiliselt sellise ühtlase võrgastikuga on mõõdetud proovitükid, paigutatud need mõõdetud ja nüüd igasugused sellised tulemused saadakse statistiliste hinnangutega, mis on siis protsentuaalsed. Et näiteks, et kui me leiame, et 51% proovitükkidest sattus metsa, siis metsasus on 51% ja nüüd korrutatakse Eesti pindalaga läbi, saame sisse selle metsa pindala. Ja nüüd üldiselt see on, arvutatakse need 5 aasta proovitükkide alusel ja nüüd 2016. aasta tulemused on arvutatud siis 2012–2016 mõõdetud SMI proovitükkide alusel, mida siis on üle 25 000. Ja nendest siis siin peaaegu 13 000 siis olid metsas, et sellest ka siis see metsasuse protsent. Ja aga kuna raiehinnang on ikkagi, kuna raie on ikka sõltub konkreetsest aastast, siis sellele ei saa võtta 5-aastast nagu perioodi, vaid siin kasutatakse 2 aasta andmeid lihtsalt sellepärast, et SMI periood hakkab mai algusest ja lõpeb järgmise aasta aprillist, ehk siis need proovitükid 1 aasta raied satuvad siis 2 aasta andmetest ja sellest tulenevalt pannakse siis 2 aasta andmetest ka need raiehinnangud kokku. Ja nüüd, kui minna siis üldse selle, et mida selle SMI alusel saab öelda ja mida ei saa öelda. Eelkõige see, et tegemist on statistikaga, igasuguse sellise statistika aluseks on ikkagi selline tõenäosus ja sellepärast on ka kõikide numbrite juures ka veahinnangud. Ja mida see veahinnang siis näitab, on see, et näiteks siin võrdluseks kui on siis SMI esimese perioodi järel saadi mingi number, mis on siis metsa pindala ja nüüd teisel korral saadi, siis siin on usalduspiirid ja mida siis öeldakse, et statistikas, et 95% tõenäosusega. Ja see tähendab seda, et kui meil oleks Eestis 100 sõltumatut SMI, siis 95 nendest tulemustest oleks kindlasti selles vahemikus ja 5% võib juhtuda kuskil eemal. Mis tähendab ka loomulikult seda, et kui me vaatame 2 erineva aasta andmeid, tulemusi, et siis me vaadates lihtsalt neid absoluutnumbreid, me ei saa väita, et kas seal nüüd on olnud muutus või mitte, kui me ei vaata ka neid usalduspiire. Ja siin nüüd selle metsa koha peal on see, et kui siin 13 aastat tagasi oli üks number ja selle usalduspiiri ülemine osa on siin ja praeguse hinnang on siit, siis kuna need ei kattu, siis me võime seda kindlalt öelda, jah,
selle viimase 13 aasta jooksul Eesti metsapindala on suurenenud. Aga noh, siin on lihtsalt nii-öelda enam-vähem keskmine, mis oli tol korral ja mis oli sel korral, et aga nii-öelda absoluutselt öelda, kui palju täpselt, seda me ikkagi ei saa öelda, aga me saame kindlalt öelda, et muutus on ja et see enam-vähem võiks hinnata, et see on siis selline. Nüüd nendest metsadest kindlasti osa on neil ka siin kaitsealused ja ütleme hetkel siis 2,31 miljonit on siis hektarit. Rangelt kaitstavad nendest on siin umbes 0,28, mis siis on enam-vähem 12%. Ja nüüd selle range kaitse puhul on muidugi see, et nende aastatega on muutunud ka see, et mida me üldse nimetame range kaitsega. Et selle 12% hulgas näiteks umbes 1,5% on sellised, mis on alles planeeritavad. Ehk siis, kui meil tegelikult täna on see, et eelisesse läheb kirja üks selline projekteeritav sihtkaitsevöönd, siis reaalselt seal enam raieid ei lubata teha, aga ta ei ole siiski veel ametlikult sihtkaitsevöönd. Nii et sellest tulenevalt, et kuigi et see reaalselt juba need kaitsealad on siin mingi 10,5%, siis hetkel võib öelda, et kuskil 12 on juba selliseid, mis on siis ka kus tegelikult täna ei või enam majandada. Ja nüüd, kui me vaatame, et metsapinda on suurenenud, et milliste puuliikide arvelt on see siis suurenenud. Ja siin on siis nüüd võrdluseks, mul samuti toodud, on siis 2003. aasta ja 2016. aasta need tulemused ja kõik need, kus need usalduspiirid kattuvad, ei saa öelda, et see kindlalt see muutus on ka toimunud. Nii et seega tegelikult me ei saa öelda, et viimase 13 aasta jooksul mingi konkreetne puuliik, et selle pindala on oluliselt nüüd suurenenud või vähenenud. Et siin on küll jah, absoluutarvudes on need tulemused olemas ja muidugi siin on siis ka see kõrval, mis on hetkel siis see viimase SMI tulemuse järgi siis ka see puuliigi pindala. Aga et mida me näiteks saame nende andmete alusel öelda, on see, et kui siin 2003, et oli küll, et pindalad männikuid oli rohkem, aga kuna need ikkagi usalduspiirid kattuvad, ei saanud kindlalt seda väita. Aga täna saab kindlalt väita, et jah, männikute pindala on meil suurem kui gaasikute oma. Ja siin need all siis on, et kes neid lühendeid teavad, on siis mänd, kass, kuus, halllepp, haab, sanglepp ja siin on siis pandud kõik teised puuliigid kokku, mida lihtsalt niivõrd vähe, et neid ei ole lõpet eraldi ka siin välja tuua. Aga hoopis teistsugune on olukord meil tagavaraga. Me saame kindlalt öelda, et meie männikute tagavara selle 13 aastaga on oluliselt suurenenud. Meil on gaasikute ja kuusikute tagavara suurenenud. Aga mis ei ole suurenenud, ei saa väita, et meil oleks halllepikute ja haavikute tagavara suurenenud. Et halllepikute ja haavikute puhul ei saa väita, et meil on suurenenud nende pindala ja ei saa väita, et on suurenenud nende tagavara. Ja hetkel siis summaarne metsa tagavara on siis 476 miljonit SMI andmete alusel. Nüüd vanusel. Siin saab väita, et meil on männikute vanus on suurenenud, kasel ei saa seda väita, kuusikutel on siin paari aasta võrra on väiksemaks läinud, halllepikutele vanus on vähenenud ja haavikute vanus. Teistel jälle ei saa seda väita, et vanus oleks selle 13 aastaga oluliselt muutunud. Juurdekasv, mis on ka selline hästi kuum teema meil, et saab väita seda, et meil on, see on siis keskmine juurdekasv hektari kohta aastas, et meil on tõusnud männikute juurdekasv, meil on gaasikute, kuusikute oma tõusnud, teiste puhul ei saa seda väita, et see oleks muutunud. Ja hetkel nüüd 2016 andmetel juurdekasv on 16 miljonit, et kui eelmise aasta andmetel, 2015 andmetel 15,8, siis see on lihtsalt selline statistiline erinevus, et siin ei nagu selles osas ei maksa arvata, et mingit olulist muutub, see on lihtsalt kuna lihtsalt erinevatel aastatel on erinev vaim, et see on lihtsalt statistiline varieeruvus, mitte lihtsalt, et selles osas on toimunud. Ja majandusmetsade juurdekasv 14,2, siin on lihtsalt nüüd selle
range kaitsega metsade nii-öelda definitsiooni küsimus, miks ta erineb eelmise aasta tulemustest. Ja nüüd muidugi tekib küsimus, et mille arvelt see siis juurdekasv nii oluliselt on tõusnud. Ja selleks on meie metsade vanuseni jagunemine. Et kui see oli ju 50. aastate lõpus oli Eesti metsa pindala 1,4 miljonit ja 80. alguses oli juba 1,9 miljonit hektarit. Et lihtsalt 20 aastaga kolmandiku võrra tõusis Eesti metsa pindala ja see on just näha ka nende männikute ja kaasikute osas, et selles vanuseklassis on nüüd kõige rohkem ka neid pindalaliselt neid metsasid. Aga juurdekasvu puhul on just oluline see keskealistes metsades on see juurdekasv kõige suurem. Et kui meie metsad oleksid ühevanuselised, siis sellist juurdekasvu muutust ei oleks. Aga nüüd lihtsalt see, kuna see kõige suurem see metsade nii-öelda vanuseline grupp on jõudnud sinna kõige nii-öelda kiirema kasvulisse perioodi, siis sellest tulenevalt on ka meil see metsade juurdekasv ka suurenenud. Ja siia kohal siis muidugi jah, see hommikul esitatud küsimus, et aga mis väärtus on siis Orlov, Tjurin ja Vargaste Pedemaari, et mis nendel 10 000 puudel see väärtus on, siis ütleme niimoodi, et ei, nad on väga head andmed, nad on kogutud metsast, aga nagu ma ütlesin, meil on siin ka põllu peale pandud ja noh, meil on 150 000 puud. Nii, ja nüüd juurdekasv, et tähendab juurdekasv võrreldes just raietega. Raiete puhul ei saa nagu välja tuua ju 2 aasta lihtsalt võrdlust. Ja siin on nüüd näha, et kuidas SMI alusel need aastatega see raiemaht on nüüd olnud. Ja nüüd viimase 4 aasta jooksul on suhteliselt stabiilselt siin 10 miljoni kanti olnud. Ja siin on ka see juurdekasv sinna võrreldes näha, et meie ikkagi juurdekasv on suurem kui see aastane raie. Et seoses siin rahvusvahelise aruandlusega on meil vaja olnud ka see, et teha arvutusi, et üldse, mis on meie metsa sellise majandamise potentsiaal. Ja sellest tulenevalt tegime ka sellist analüüsi, et millised oleksid meie metsad 20 aasta pärast, kui me raiuks täpselt juurdekasvu piires. Ja see modelleerimine ise siis selliselt, et näiteks esimesed boniteedi männikud, meil on siin kuidas see vanuseline jagunemine on, me tõstame nad 5 aastat edasi, järgmises vanuseklassis on ta lihtsalt suurem tagavara ja arvutame välja, mis see summaarne tagavara oleks ja kui see tagavara on kõik see osa, mis on tagavaraliselt üle, on lihtsalt nii-öelda arvestatud kui lageraiena maha. Ja kuna siin 13 aasta jooksul ei olnud näha, et meil nii-öelda puuliigilist nii-öelda olulist vahendumist oleks olnud, siis on täiesti normaalne tõsta see, mis lagedaks on raiutud, see siis nii-öelda noore metsa hulka. Ja sedasi tõstetud ta siis 4 korda edasi. Ja siin on, juba siin pildil on näha, et männikute osas, et kui täna on see seis selline, et üle 100-aastaseid männikuid on selline hulk, siis 20 aasta pärast ikkagi see vanane, praegu keskmiselt 70-aastased on siis 90 aastat vanad ja kogu see punt tegelikult hakkab juba meil olema minema küpsetes metsadesse. Ja enam-vähem seis on tegelikult selline, et praegu, kui meil on küpsete männikute osakaal 21% pindalal, siis 20 aasta pärast on 40% männikutest. Kuusikute puhul, mille puhul see vanuseni jagunemine natuke ühtlasem, on 20-23-le ja kaasikutel tõuseb, millel oli samuti suur vanuseline erinevus erinevates vanuseklassides, on siis 26% tõuseb 36%-le. Ja mida see siis selles mõttes tähendab ka nii-öelda metsamajanduslikult ja kui me räägime ka siin sellest säästlikust metsamajandusest, mille põhimõte on see, et me ei raiu rohkem kui juurdekasv, tähendab seda, et kui ikkagi 40% männikutest on küpsed, aga kuna küpsetes metsades esiteks juurdekasv langeb, siis loomulikult hakkab meie juurdekasv langema. Vanemas metsas suureneb suremus, et suremus läheb suuremaks, siinpool on siis suremuse skaala, mis tähendab loomulikult seda, et meie nii-öelda võimalik raiutav maht, aastane maht, nagu see hakkab langema. Nii et võib nagu natukene tunduda, et kas me nii-öelda tulevast põlve ei mõnita, et nad ütlevad küll, et kuulge, meil on rohkem küpset, aga põhimõtte järgi me ju ei rohkem raiuda.
nüüd sellest, et siin loomulikult nende SMI hinnangute puhul on ka selliseid asju, et noh, et me ei saa tegelikult selle andmeanalüüsi juures minna väga detailselt, sellepärast ikkagi selle määrab ära, mis on selle ühe proovitüki täpsus ja kui suurt hinnangut selle kohta annab, et siis ka, et kuidas üldse meil ka edaspidi, kuna ikkagi visioonikonverents, et kuidas asjadega edasi minna, et kindlasti kaasata kaugseiret, millest siin ka juba täna oli korra juttu, Maa-ameti siin Lidar ja siis ka see Euroopa Kosmoseagentuur on saatnud väga palju satelliite siin õhku siin viimase paari aasta jooksul, varsti on neid satelliite seal nii palju, et me päikest enam ei näegi, kogu aeg on mingi satelliit ees. Ja siin on see, et Maa-amet juba hetkel seda kõrgusekaarti jagab ja et alates siin 2017, sellest aastast siis plaanitakse nad teha ka 2 aastaga sellele kogu Eestile nii-öelda ring peale, et tegelikult andmehulk, mis meil tekib, on väga suur. Muidugi jah, Lidaril on selliseid asju, et ta ei näe puuliiki, ta näeb lihtsalt kõrgust. Ja siis on veel see, et see Euroopa Kosmoseagentuur, et ikkagi satelliidid iga siin mingi hetkel on, et 6 päeva tagant tuleb sama koha peal uus pilt, neid on erinevad, on optiline pilt, on siis radarpilt, et kõike seda kombineerides on meil võimalik tegelikult saada ka edaspidiseks ikkagi väga täpseid tulemusi. Et muidugi hetkel ikkagi jah, teadustöö selle nimel käib, et neid asju teha, aga kindlasti neid selliseid vaatlusseadmeid tekib meil ka rohkem. Ja kui me küsime, et kus ka meie see seire on 20 aasta pärast, siis võib öelda, et see on ikkagi muutub suht selliseks reaalaja küsimuseks. Ja et see on kindlasti ilmateate osas on ka selline rida juba ära, et palju meil ikkagi kus koha peal midagi maha läheb ja et millised puuliigid on veel konkreetsed. No või isegi saadetakse omanikul teavitus, et teie kandis on torm ja palun parkige oma auto sealt puu alt ära.